Tere, minu nimi on Sydney ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna olen ma siin koos Eroliga. Tere! Ja meie hakkame mängima mängu Guess Who. Erol on siin teinud ühe suurepärase, kuidas seda siis nimetada, mitte tabel, aga laua, mängulaua. Neid Guess Who laudu lihtsalt ei olnud saada kuskilt. Neid on nagu võimatu, neid ei saanud Eestist, neid ei saanud Amazonist või need tulid mingi augusti lõpus alles. Ja meil on siin laual siis erinevad inimesed. Tommy Cash, Nele Kirsipuu, Chris Boyce, Nublu, Anu Saagim, Erol, Maria Rannaväli, Alar Karis, Evert Poom, Sam, Sydney, Laura, Frida Arrak, Mallukas, Jüri Pootsman ja Villem Trillem. Ja kui te ei ole Guess Who mänguga tuttavad, siis põhimõtteliselt see on niimoodi, et me valime ühe inimese, kes me oleme ja teine peab siis nende piltide abil ära arvama, et kes on see minu inimene, kes mina olen. Küsimuste abil. Küsimuste abil, just. Küsimused ei saa olla mingi, kas tal on siin pildil kaelakee, vaid nagu siuksed üldisemad küsimused. Kui arvad, et ei ole see inimene, tõmbad selle paberi siit küljest ära ja nii ongi. Ma olen tema. Ma olen tema, ära vaata. Oi, ära vaata! Teeme kivi, paber, käärid, kes alustab? Okay. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Mina alustan. Okay. Kui ma küsiksin sinult 100 €, kas annaksid selle mulle? Sul oleks seda raha mulle anda? Lihtsalt 100 Jaa, mul oleks seda raha anda ja tõmbab selle maha. No enda ma tõmban. Minul ei oleks seda raha anda. Issand jumal, ma saingi edasi välistada ainult enda ju. Kõik teised on rikkamad kui mina. Kui sa kõnniksid mulle tänaval vastu, kas sa ütleksid mulle tere? Jaa. Tema ei ütleks mulle tere. Tema ei usu, et ütleks. Oi, tema kahjuks ei ütleks. Ja sina ka ei ütleks mulle tere. Okei, vist sain. Kas sa pigem ostaksid oma riided kuskilt Zarast või sa pigem ostaksid oma riided kuskilt H&M-ist? Sama asi ju. Ei, üks on nagu kallim natukene. Kas sa pigem läheksid nagu mingi Massimo Dutti ja Zarasse või sa pigem läheksid nagu mingi New Yorkerisse ja H&M-i? Ma eeldan, et ma pigem läheksin New Yorkerisse ja H&M-i. Anu Saagim kindlasti mingit H&M-i. Ei kasuta. Ta ei teagi seda moodi. Kindlasti ei kasuta H&M-i Nublu. Fit Laura, Alar Karis. Mallukas kindlasti mitte. Sina oleksid küll H&M-is. Tommy Cash ei ole kindlasti H&M-is. Tommy Cash ei käiks seal Massimo Dutis ka mitte, ta Louis Vuitton Gucci. Need inimesed, kes ma siia jätsin, käivad. Oota, ma ei tea, kas Frida Arrak käiks. Ma ei usu, et Frida Arrak käiks H&M-is. No selles mõttes, et kui ta selle Marioniga koos elab, siis Marion ei teaks seda H&M-i. See on tegelikult hea point, jah. See on väga hea point. Kas sinu inimene sõimaks kedagi? Ja ei. Ma ütleks, et ta sõimaks siis, kui selleks on nagu põhjust. Kas ta on siuke inimene, kes nagu läheks sõimama? Ei. Temast on siuke mulje vähemalt. Et ta ei sõima inimesi. Sina sõimad kindlasti. See sõimab hea meelega kõik näotäis. Ma arvan, et tema sõimaks ka. Tema ka sõimaks. Ei, see kindlalt sõimab. See sõimab nii näotäis, et ise ka ei usu. Sa võid mulle öelda ju, kelle sa ära võtad seal. Chris Boyce sõimaks, see ju ainult TikTokis sõimabki inimesi. No, mul nüüd on hästi. Kas sa pigem oled kodus kokkaja või sa pigem käid väljas söömas? Kodus kokkaja. Kindlasti kodus kokkaja või? Jaa. Sinu ma võtan ära. Sinu. Ma võtan Evert Poomiga ära, ta ei tundu nagu ta oleks kodus kokkaja. Tal oli mingi Boltiga koostöö. Jaa, see on tellib. Siis Nele Kirsipuu kokkaks kodus. Ma ei usu, Villem Trillem tundub siuke, et ta käib väljas söömas suht palju. Ma võtan Villemi ka ära. Ma ei tea, Jüri Pootsman just pani pildi, kus ta sõi putru kodus. Ma võtan Chris Boyce'i ära ja siis teised jätan. Kas sa pead viisi? Jaa. Laura ütles mulle, et ta ei pea viisi, nii et ma võin Laura vabalt ära võtta. Ma ei tea, kas Erol peab viisi, ma ei ole kuulnud laulmast, nii et Hallo, ma käisin kunagi lauluvõistlusel. Aga ma võtsin su juba ära. Ma sain rahva lemmiku. Ma laulsin Valgetööd, ma sain rahva lemmiku. Aga kas oli sellepärast, et sa pidasid viisi või sa olid ma pidasin viisi. Ma olin lahe, mõlemad koos. Vabandust. Pane jaaga tagasi. Sa oledki sina ise, mingi jaa, ta peab viisi. Nele Kirsipuu ikka peab ju, Nele on nii andekas, multitalent. Tal oli see laul, Teeme raha tüdrukud või midagi. Jaa, õigus, tal on ju geniaalne, tal on ju täiesti, okei, no siis jääb praegu nii. Kas sa käid nagu professionaalse juuksuri juures vahepeal? Ma arvan, et pigem ei käi. Ei käi või? Pigem ei käi. Maria Rannaväli võtan, Maria Rannaväli võtan kohe ära, ma arvan, Nele ma võtan ka kohe ära. Mul jäi 2 meest siia. Sul on ainult 2, enam mul on nii palju. Siis ma pean tegema siukse lükke. Kas sa oled meessoost? Jaa. Enda võtan ära, Nele võtan ka ära. Kurat, miks sa ei võinud naine olla? Kas sa käid palju reisimas? Ei. Ei vä? Ma arvan, et ma olen täiesti metsa pannud. Ma arvan ka. Võtsin Jüri Pootsmani nüüd ära, ma olen üks inimene alles. Kas sa oled Sam? Ei. Ma teen ühe katse veel. Mida ma küsin, et ma saaks aru, milline see neist on? Mul on tabelil Sam, Villem Trillem ja Jüri Pootsman. Sama inimene ju. Kõik 3. Kas sa oled aktiivne TikTokis? Jaa. Kas sa oled Villem Trillem? Ei. Pekki!
Becky. No see Sam ju ei ole. olen küll. Sam oleks ka mingi jaa. Noh, ma ütlesingi jaa ju. Aga sa oled mingi jaa. No ma ei tahtnud ära anda. See oli Nele Kilsipuu või? Mina ei usu, et Nele käib juuksuris. Vaata ta soengut seal jaa, aga ta teeb kõike kodus, ta teeb küüsi kodus, kurat, süüa kodus, ta on nagu multitalent, ta teeb ise oma true. photoshoot'e. Ma ei usu, et ta juuksuris käib. Ta on omaenda juuksel. See oli nii fun. Round 2. Yeah! Ma olen tema. See round, mina olen tema, see olen mina. Ja see olen mina. Nüüd võid alustada sina, ma eelmine round alustasin. Aitäh! Kas sa vaatad dokumentaale? Ei. Alar Karis vaatab kindlasti dokumentaale. Ta oli musi pildi peal selline, et ta analüüsib mingit Milkest dokumentaali. Tal on ainult dokumentaalid mõttes praegu. Ma arvan, Nele Kirsipuu vaatab dokumentaale. Ma arvan, et Maria vaatab dokumentaale. Ta on ikkagi nii nagu haritud inimene. Frida vaatab kindlasti dokumentaale. Ma arvan, Loora vaatab dokumentaale. Ma võtan Loora ka ära. Kas sinu ideaal nädalavahetus oleks kuskil looduses? Ei. Niimoodi ei või? Ei. Nele Kirsipuu kindlasti oleks looduses, Jüri Pootsman oleks looduses, ta reisib palju, ta oleks küll looduses ka. Maria Rannaväli käib kogu aeg Viru labas. Fit Loora oleks kindlasti looduses. Ma arvan, et Eve ei ole looduses, ta on klubis. Tegelikult sa oled küll looduses. Isegi see, et sa lähed sinna mere äärde, loeb looduse hulka. Oota, mina oleks ka looduses. Võtan enda ka ära. Võtan siis sinu sellest juhatusest šnitti. Kas sina hea meelega veedad oma reede õhtu kuskil peol? Nii et need, kes oleks peol, need ma võtan ära. Anu Saagim bravuurital läheb peole. Evert on peol. Nublu on esinemisel, mis pomst on pidu. Ma arvan, Tommy Cash oleks kindlasti hea meelega kuskil peol. Aga nagu just mingi bougie. Ei, ma arvan, Maljukale meeldib ikkagi nagu kodus olla. Jüri Pootsmaa, ma arvan, oleks peol. Villem Trillem korraldab pidusid. Ja ma arvan, et talle meeldib seltskonnas olla, nii et ta on ka väljas. Kas sinu töö on seotud mingit viisi kaamera ees olemisega? Yeah. Ma võtan Frida ära, sest et Frida on detektiiv, ta ei ole kaamerat ees. Okay. Aga Alar Karis on kaamerat ees. Kõik on ju kaamerat ees. Ma sain Frida ära. No kui Nublul on ju mingi musavideod, Villemil ka musavideod, Evert. Natukene täpsustan oma küsimust. Ma ei mõtle nagu telefonikaamerat. Ma mõtlen nagu professionaalset kaamerat. Vastus on sama. Siis ma võtaksin Evert ära. Tema on ju oma telefonis. No Krisil on mingid kaamerad. Anu Saagim teeb kogu aeg mingisuguseid nintakaid. Ma võtsin 2 inimest ära, Frida ja Everti. Täpsustasid, sa olid ikka 1 inimese ära end. Kas sa oled teinud mussi? Jaa. Okei, Maljukas ei ole teinud mussi ja Erol ei ole teinud mussi. Need inimesed jäävad alles. Kas sa oled sargem kui keskmine inimene? Jah. Siis ma võtan Krissi ära. Ta on lollim kui keskmine. Ei, aga lihtsalt ta tundub. Lihtsalt see kõlab ikka algustavalt, aga siuke keskmine inimene. Siis ma võtan ära Nublu. No selles mõttes, et ta ei tundu, et oleks nagu ilge mingi kraadiga. No näiteks Alar Karis, ta tundub, et ta on nagu tark. Siis ma võtaks ära nagu mingi Villemi. See läheb nii metsa jälle. Ma võtaks ära Sammi. Sammi just lõpetas mingi business school'i ju. Estonian business school. Väga hea, et sa ütlesid seda. No ma siis teen selle ühe küsimuse, et kas ta on meessoost? Becky, ainult endast sain lahti. Kas sul on pikad juuksed? Jah. Siis ma saan võtta Alar Karis ja Sammi ära, ikka 3 jääb. Ja see 3 on Tommy Cash, Maljukas ja Anu Saagim. Sammi ja Kris Poss. Mõlemad teevad TikToki, mõlemad teevad mussi, mõlemad on naljakad, mõlemad on toredad. Kas sa oled käinud ülikoolis? Ei. Sa oled Kris Poss? Jaa. Okei, oota, mul on nüüd viimane küsimus. Ma pean selle küsimuse moodustama niimoodi, et jääks alles 1 inimene 3. Kas sul on oma mingi kallim? Ma ei tea. Okei. Kas sa oled Anu Saagim? Jaa. See Maljuka ja Tommy Cashi ka ära võtta sellega. Ma ka ei teadnud, kas Anu. Me saime mõlemad. Tal on laps, kuule, hea töö. Tal on laps või? Jah. Kunagi olid mingid spekulatsioonid, et kui keegi ei teadnud, kes Nublu on, et Nublu on Anu Saagimi laps, sest ainuke, keda Nublu follows oli Anu Saagim. Okei, kui see oli hea round. Tulime võidukalt välja. Kas teeme 1 roundi veel? Teeme. Round 3. Ma tahan vist tema olla. Mina tahan olla tema. Kas sa käid regulaarselt reisil? Jah. Ma võtan ära Kris Poisi, sinu, Sidney. Ma võtan ära Frida Raku. Frida käib ju iga peale juhtumit käib reisil. Ma võtan ära enda. Ma võtan ära Nele Kirsipuu. Oota, tegelikult. Ma võtaks Sammi ka ära. Ei ole näinud väga, et Sam reisiks. Ja ma võtaks Anu Saagime ka ära. Kui sa räägiksid loo mingist üli wild night'ist, siis kas inimesed usuks seda lugu? Jaa. Kris Poisil ei usuks. Rannaväljal väga ei usuks. Alar Karis ei usuks. Ta on nii pai-poiss. Sam on ka pai-poiss. Ei usuks. Ma olen Nelega nüüd natuke kahe vahel. Ta elab nii palju elu, millest me ei tea. Ma jätan ta praegu alles. Kas sa oled pigem kohvijooja või matšajooja? Kohvi. Tommy Cash joob kohvi, Maljukas joob kohvi. Kurt, ma kardan, et Villem jooks matšat. Võtan Villemi ära. Fit Loora laudselt joob matšat. Maria joob kohvi. Frida Arak joob kohvi. Evert Põomäki joob matšat. Ma ei tea, ma arvan, et Jüri Pootsman joob ka matšat. Väga hea küsimus too. Kõik teised joovad kohvi. Kas sulle meeldib juttu suuremaks puhuda? Mis mõttes puhuks suuremaks? Et sa räägid mulle mingit lugu, kas sa nagu lisad sinna asju juurde? Ei lisa, jah. Maljukas lisaks. Anu Saagim lisaks pool juttu, ma arvan, juurde. Tommy Cash kindlasti lisaks igast asju juurde. Ma võtan enda ära, ma ikka natuke lisan vahepeal juttu juurde. Valetad või? Sa valetad palju. Ma valetan palju.
ainult valetangi. Everpoom lisaks kindlasti jutule juurde. Okei, need on safe, ma arvan. Kas sa pigem oled siuke, kes kannaks rohkem musta või pigem värvilisi riideid? Musta. Siis ma võtan ära Maria Ranna välja, ma võtan ära Malluka. Ei, Mallukas kannab musta. Ma võtan Malluka ära. Ma nagu kujutan teda ette alati mingi värviliste riietega. Okei, ma võtan Tommy Cashi ära. Mul on järele jäänud Frida Arak, Nublu ja Alar Karis. See on 3 või? Ja oota, aga ma kardan, et ma võtaks Nublu ka ära. Ta kannab ka värvilist suht palju. Mul on ainult Frida Arak ja Alar Karis. Mul on terve tabel ees veel alles. Oh my god. Kuna sa ise valisid, kes olla, siis ma arvan, et sa oled see. Kas sa oled naine? Ei. Frida läheb ära. Ma arvasin, et sa oleks Frida võtnud. Laura ja Nela lähevad ära. Need on ka sul, need inimesed on ka väga nagu sarnased. Ja mõlemad on siukses oma eas. Mõlemad on väga targad, mõtlikud, mõlemad vaatavad tokki. Kuidas ma neid kuidagi lahku löön? Kas sa läheksid Viljandi folgile? Jah. Kas sa oled Alar Karis? Jah. Frida ei läheks Viljandi folgile. Ei, ma ei usu. Frida ei käi üldse Lõuna-Eestis ju. Nad ei ole kätekanud mitte kunagi Tartus filmi. See on väga hea point. Mul kusjuures kogemata iga natukese aja tagant tuli see poos. Okei, viimane võimalus. Mul on tabelil Erol, Jüri Pootsman, Nublu ja Villem Trillem. Sama inimed põhimõtteliselt ju. Väike sniik on sees, aga kõik on ju andekad ja ma ei oskaks küll peaaegu. Andekad ja ilusad ja peavad viisi ja... Kas sinu go-to jook baaris oleks gin tonic? Ei. Jüri Pootsmani go-to jook on kindlasti gin tonic. Nublu jooks ka, need ikka need industry inimesed joovad gin tonicud. Võt nüüd ma olen sinu ja Villemi vahel. Kas sa oled Erol Kungla? Jaa. Yes! Yes! Oot, sa ütlesid, et Jüri Pootsman joob gin tonicut? Jah. Ma tegelikult jooks ka võib-olla isegi. Ma armastan gin tonicut. Go-to. Täiesti go-to. Kohvi või matša gin tonic. Jälle me saime täppi mõlemad. Me saime tõesti. Me ongi siis essad saime mõlemad mööda ja teised 2 siis võitsime mõlemad. Aga siinkohal tõmbame otsad selle videoga kokku, aga ärge muretsege. Kui see mäng teile meeldis, siis Eroli kanalil on part 2 ja need lauainimesed natuke vahetuvad ka, et ei ole täpselt samad inimesed. Meil on veel Eesti tuntud nägusid, keda siin laual ära arvata. Minge jälgige Erolit, jälgige teda YouTube'is, jälgige teda Instagramis, TikTokis. Kõik lingid on all. Meie omalt poolt siin kanalil täname, et sa olid siin ja vaatasid seda videot. Kohtume siis juba Eroli kanalil. Ciao! Ciao!